Sam, mitmes õllesummer see sinu jaoks on? Minu jaoks on see, ma ei tea, kas seda on piinlik öelda, aga teine õllesummer. Ja et eelmine aasta ma esinesin, ma ei esinenud, ma käisin Karl Killingult kuulamas. Aga see aasta ma esinen ka. Okei, aga paljude jaoks on õllesummer nagu selline keskealiste meeste pidu. Et missuguseid müüte sa ise oled kuulnud õlleka kohta? No, õllesummerile ma eeldasin, et enamus tulevad õlle jooma. Mina ei tulnud, aga selles suhtes, et võib-olla tõesti oli siuke keskealiste värk, aga mul on tunne, et siin on rohkem noori kui keskealised isegi. Et pigem on... Paus oli ka eksu sees õllesummeril selles suhtes, et mul on tunne, et mingid struktuurid või mingid reeglid on muutunud selle aja jooksul. Aga jaa, mina tulin ka siia müüte murdma, mina alkoholi ei tarbisin ja mina veel ei ole keskealine. Selge, aga kuidas sa enda sõpradele näiteks kirjeldaksid siis õllesummeri, et kes ei ole siin käinud? No, kui sa mitte kuhugile see suvi rohkem ei lähe peale õllesummeri, siis mul on tunne, et sa kuuled ikka kõik artistid ära, keda sa vähegi peaksid Eesti muusikamaastikul kuulama. Et see õllesummer võtab kokku Eesti muusikamaastikul täna. Väga õige. Ja kelle esinemist sa veel ootad pikisilmi, kelle kontserdile lähed? Ma lähen täna Tommy Cashi kontserdile, ma lähen täna Inese kontserdile. Ma arvan, ma isegi tahaks Inest natuke rohkem kuulata kui Tommy Cashi. Et ma ei ole Inest ammu, kui üldse laivis kuulnud. Ma arvan, et ma kunagi ikka oma lapsepõlve jooksul olen, aga ühesõnaga Inest ootan kõige rohkem. Mitmes õllesummer see sinu jaoks on? Oi, pean ausalt ütlema, et teine alles. Jah, Sam just ütles täpselt samamoodi, aga paljude inimeste jaoks tähendab õllesummer keskealiste meeste sellist pidu, et missuguseid müüte sa ise oled kuulnud õllesummeri kohta? No ma ei tea, täna on hästi palju rahvast selles mõttes, et ma olen natuke tekkis ärevushoog isegi lausa, ei ole harjunud, aga tead, ma isegi ei ole kuulnud eriti, ma arvan, ma olen äkki liiga noor või, ma ei ole keskealine mees ka, et minul on tööpäev, tulin natuke varem vaatama lihtsalt, mis siin toimub ja Oliver praegu on tütrega üldse seal samas ekskursioonil või mis iganes asi see on, et tundub, et tuleb tore õhtu vähemalt. Aga ilmselgelt sina ei ole keskealine mees, aga ometigi oled sina ka siin, on ju. Aga kuidas sa enda sõpradele kirjeldaksid õllesummerit, kes arvaksid, et tegemist võib olla mingisuguste vanainimeste peoga? Tead, ma arvan, et ei ole vanainimeste pidu, sellepärast, et siin on ikkagi päris palju teha, siin on lastele palju, siin on erinevaid artiste palju, erinevaid lavasid. Siin on metalmeeste lava kõrval on lasteala, nii et ühesõnaga, kui isa on ikkagi hevimees, siis võib tütre kaasa võtta ja kui oled lihtsalt noor, siis siin on, ma arvan, kõigile midagi, et tegelikult on väga-väga suur üritus. Olen väga nõus sinuga. Viimaks, et missugust kontserti sa ise ootad, kuhu sa kindlasti tahaksid täna õhtul jõuda? No, kuhu ma täna õhtul jõuan peale iseenda kontserdi, jah? Aus küsimus. Ilmselt tahaks natuke Tommy Cashi näha, aga me oleme samal ajal, nii et ei näe Tommy Cashi. Mitmes kord sina õllesummeril oled? Kes seda nüüd teab. Kunagi, kui õllesummer alustas, siis ma olin ikka iga-aastane külaline siin ja sai ikka päris mitu aastat käidud. Nüüd siin viimastel aastatel, eelmine aasta ma ei käinud, enne seda ma ei mäletagi, millal viimati käisin, aga ma ei oska sulle konkreetset numbrit öelda, aga neid ikka on olnud. Selge. Aga paljude inimeste jaoks tähendab õllesummer sellist keskealiste meeste õllejoomise pidu. Et missuguseid müüte sa ise äkki oled selle festivali kohta kuulnud? No ma arvan, kui siin ringi vaadata, siis siin kindlasti ei ole keskealised õllejommis mehed ainult, vaid siin on igasugust rahvast, noori, vanu, mehi, naisi ja eks see programm on ka ju selline, mis on väga rikkalik ja ega ma ei teagi, Eestis vist ei olegi rohkem sellist festivali, kus nagu nii palju erinevaid asju pakutakse, süüa, juua, meelelahutust ja ansambleid, artiste siis väga erinevale maitsele, nii et see on kindlasti, ma arvan, kõigi üritus ja siin on ju lasteala, nii et saab terve perega tulla, et ei ole ainult purjus jommis mehed siin, vaid ma ei tea, tundub täitsa viisaks, ma ei ole ühtegi purjus inimest näinud veel. No super. Ja veel missuguse hinna eest, eks ole. Aga kuidas sa kirjeldaksid õllesummerit inimesele, kes ei ole kunagi käinud? See ongi selline
traditsioon, mis õllesummer saab nüüd 30 on ju, et mis on nii pikalt kestnud. Ma arvan, see on selline tore pereüritus ja Eesti suvi, kui ilmataat ka hoiab, siis kindlasti kunagi inimesed tõepoolest ju sättisid oma puhkuseid õllesummeri järgi ja siin olid järjekorrad väravate taga. Ma ei tea, kas tänapäeval, kindlasti on neid, kes oma puhkust selle järgi sätivad, aga ma arvan, et ta võiks kuuluda sellise suve kohustusliku programmi hulka, ürituse hulka, mida kindlasti külastada. Olen sinuga täitsa nõus, aga kelle kontserdile sa täna veel tahaksid jõuda, kui üldse jõuad? Täna ma ei jõua, sest ma pean minema Vatikani õllesummeri afterpartile veel muusikat mängima, aga ma ootan väga laupäevast The Jacksonsi esinemist ja siin mingid kõlakad käisid, et kas Inglismaal vist oli Janet Jackson ka üllatusesinemise teinud, et ma arvan, see oleks ikka megagiga pomm, kui Janet Jackson siin ka lavale hüppaks. Veits kahtlen selles, aga kunagi ei tea. Mis kord see teie jaoks õllesummeril on? Ma arvan, et teine. Teine nagu, kui see aga vahepeal oli suur paus ja ma noorena käisin siin. Väga suur. Ma ei julge öelda, kui suur. Ei, kõik ei peagi avaldama. Aga paljude inimeste jaoks on õllesummer selline keskealiste meeste õlle joomise pidu. Missuguseid müüte te ise olete õllesummeri kohta kuulnud äkki? Mina arvan täpselt samamoodi tegelikult. Päris. Aga mina ei arva nii. Ma ei ole sellepärast nagu keskealine mees, et ma olen siin ja see on muusikapere ja kõikide pidu. Ei, ma tegelikult arvaks, et see on, aga meie teeme siin teisi asju. Lihtsalt meil on teistmoodi, jah. Ma olen täiesti nõus teiega. Kuidas te kirjeldaksite seda õllesummerit inimesele, kes ei ole siin veel käinud? Nagu kõike, mis sa tahad teha, et siin on nagu perele, sõbrannadega romantikat saab teha. Diskos saab tantsida bombossudega ja kõik on äge. Kas sa lisaksid midagi juurde? Ei, tegelikult ongi, et ma arvan, et kõik leiavad endale midagi, et see ei ole niimoodi, et tuled ja see esimene pilt on nagu see, mis siin on. Ma arvan, et kõik leiavad midagi endale. Ma kahtlustan, et ma juba viimase küsimuse vastust tean, aga keda te kindlasti tahaksite täna veel kuulda siin festivalil? Ma arvan, sa ei tea, ma tegelikult tahtsin Bombossa DJ näha, aga seal on palju teisi artiste, keda tahaks ka näha. Tegelikult me läheme vaatama Tommy Cashi. Aga Allan... Ja nüüd me läheme Allanit vaatama! Allan Rosilete lähme praegu kiiresti vaatama. Ja.